Rodu musta maakarva, tuune karvalista, rodukarva, kaste heina. Nastikute pisiperele pannakse alus kevadkuudel, aprillis ja mais. Juba juulis-augustis on munad küpsed. Ussiemme poetab need niiskesse ja sooja paika, näiteks sõnnikuhunnikusse. Sõnnikulasu ongi vaata, et ideaalne paik nastikute sünnitusmajaks. Inimesed nastikute mune reeglina just sealt leiavadki. Nastik on täiesti ohutu madu, sööb konna ja kala ja... Kus ta kala võtab meie rabast? Nalja teed või? Mingid väikseid kalu ikka on. Et nad ka ujuvad järvede peal, jõgede peal. Nad ujuvad üsna hästi. Et üsna tihti näeb neid ka vees. Ja nad inimest ei ründa. Mind ei ole ükski nastik ammustanud kunagi. Nad lihtsalt sisisevad ja üritavad kurja nägu teha ja väga paha haisu välja ajada. Nastikuemme muneb korraga kuni 30 muna. Nahk ja kestaga munad kleipuvad teeniduse külge just täpselt nii, nagu telepildilt praegu näete. Kuni paarikümne sentimeetri pikkused nastikulapsed kooruvad sügise hakul septembris. Eestis elab 2 sorti usse, rästikud ja nastikud, ja just nii väike on siis üks nastiku beebi, kes on just koorunud. Uss ei tohi vist öelda, need tuleb nimetada madudeks, aga eestlane on neid ikka pidanud ussideks ja olgem ausad, võrreldes püütoniga ongi tegemist väga haleda tegelasega. Kadri, sina nüüd juba toimetad isegi nende väikeste nastikutega, et palju sul neid on praegu? Hetkel väikseid nastikupoegi 5 tükki. Nad on koorunud siin paar päeva tagasi, pärit siis ühest kompostiunnikust, kus kohas inimesed kogemata kaevasid munad välja ja jäid külma kätte munad ja seetõttu tulid minu juurde hoiule kuni siis koorumiseni. Sügiskülmad lähenevad ja roomejad valmistuvad talvituma. Mõnikord leiavad nad sobivalt sooja paiga inimese läheduses. Nii et ärge imestage, kui just nüüd oma keldris või lausa kodus mõne roomega kokku puutute. Kus tahaks teada ussisõnu, aga ma arvan, et ilmselt see nastik ei ütle praegu mitte midagi muud kui, et laske mind vabaks. Et ta üldse ei taha siin mu kätte vahel olla, saan ma õieti aru. Täiesti õige arusaam, see nastik tahaks hirmsasti saada juba kuskile minema, et süüa ja otsida endale kohta talvitumiseks. Kus kandis tema pärit on? Tema on pärit Harku kandist, et seal elas ta ühes koridoris kapi all. Läks inimesele külla ja inimesele sugugi ei meeldinud, et üks niuke elukas tema majas on. Ta läks ilmselt otsima endale just seda talvitumiskohta, aga inimene paraku ei arvanud, et see võiks tema toas olla. Elupaikadena eelistavad nastikud märjemaid alasid, aga nad võivad täiesti vabalt elada ka koduaias. Suviti ma oma lastele pidevalt rääkisin, kuidas nad peavad aias käima, vaatama jala ette ja kui ussid on, siis minema teise kanti, sellepärast et ussil on ka õigus elada ja meil ei ole siiamaani peaaegu 50 aasta jooksul mingit probleemi nendega olnud. Muide, vanasti peetigi taluõues elavat nastikut lausa koduussiks ning talle jäeti isegi süüa. Jäeti piima. Kadana, rabade ja soode lähedal elavad inimesed on meie ussidega harjunud. Teie majas neid mättasse ei lööda nagu paljudes teistes Eesti kodudes? Ei, rästik on ju looduskaitse all. Teda peab hoidma nii nagu teisi loomigi. Tühja see eestlane hoiab, kui ikka uss on aias, siis roikaga vastu pead ja probleem lahendatud. Jah, peab natuke teadlikkust ilmselt olema, siis ei ole probleemi ja kui sina suhtud loomadesse hästi, siis tundub, et nemad suhtuvad ka sinusse hästi. Olukorrad on ju muutunud, tänapäeval me suhtume rästikuga kokkupuutumise teistmoodi kui näiteks aastaid tagasi. Loomakaitseliidu inimesed on nii nastikuid, aga ka rästikuid inimeste kodudest ja õuedest minema toimetanud juba 2-3 aastat. Lõpuks lasevad loomakaitsjad metsaelukad loodusse taas vabaks. See on alati rõõmustav sündmus. Ma usun, et tema võib lahti lasta, et me sellest ikka kiusame.
no kui palju sel aastal neid üldse on pidanud vabaks laskma, kui palju ussidega on tegemist olnud? Kõnesid on olnud pea 100. Kohale lähen ainult siis, kui on tõesti teada, et ma selle maoga reaalselt kätte saan, et niisama tühja sõita ei ole nagu mõtet. Samas nii mõnedki mõtlevad, et mingi 50 päästetud rästikut ja nastikut, et kelle asi see on neid vaja üldse päästa? Kindlasti on vaja. Kui see ei muuda ka selle liigi jaoks midagi, siis selle konkreetse looma jaoks kindlasti. Ja see 50 võib tunduda väikese arvuna, aga kui võtta nii, et need 50 järgmine aasta kõik sigivad, siis tegelikult ei olegi siin väga väike arv. No, nii mõnigi ütleb, et kõige parem on, kui Eestis usse polekski. No tegelikult nii mõnigi ütleb, et Eestis võiks ka näiteks karud ja hundid olemata olla, sest need on nii ohtlikud loomad, kuid tegelikult need inimesed ju metsas kunagi karu ja hunti kohamas ei ole. Et iga liik on vajalik oma ökosüsteemile ja kõiki tuleb hoida. Madu mustamaa karvad toone karvalista. Kui enamasti on isased looduses ikka suuremad ja tugevamad, siis nastikutega on risti vastupidi. Nastikuprouad nimelt viskavad pikkuseks kuni 1,5 meetrit. Härrad nastikud on aga poole lühemad. Ka nastikute eluiga on igati arvestatav. Hea õnne korral elavad nad rahulikult 20 aastaseks ja veidi pealegi. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps, vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoo!